Tere tulemast saatesse Innovation. Mina olen teie saatejuht Nim Lahmer ja tänan, et meiega liitusite. Iisraelis elab umbes 1,2 miljonit üle 65 aastast inimest ja vaatamata kõigele on siin oodatav eluiga väga kõrge, keskmiselt 83,8 aastat. Nüüd aitab tehnoloogia neid piire veelgi kaugemale nihutada. Täna räägimegi eakatele mõeldud uusimatest tehnoloogiatest, aga kõigepealt meie uudiste pealkirjad. Mul oli rõõm kohtuda Richardiga, kes on tänu uusimale tehnoloogiale taastumas ühes Iisraeli juhtivas eakate hooldekodus. Nüüd on droonid vallutanud meie taeva, aga kas nad võtavad üle ka meie mered? Me selgitame selle välja. Ja loomulikult peame rääkima uuest Spotify logost, sest kui see sulle meeldis, oled sa üks vähestest. Vastased on asunud digitaalsesse võitlusse ja nõuavad, et ettevõte muudaks selle kohe tagasi. Me vananeme järjest rohkem ja kuigi see on meie jaoks hea uudis, seisavad tervishoiusüsteemid nüüd silmitsi kasvava väljakutsega. Kuidas hoolitseda rohkemate eakate patsientide eest, kui meditsiinitöötajaid on vähem ja kulud kasvavad? Siin tulebki mängu iCare Innovation. Tihedalt seotud Iisraeli tehnoloogia ökosüsteemiga teeb iCare Innovation koostööd tehnoloogia ettevõtete ja investoritega, et aidata välja töötada järgmise põlvkonna tervishoiulahendusi. Nüüd on minuga liitunud Anne Perri. Sina oled iCare Innovationi tegevjuht. Suur tänu, et täna minuga siin oled. Tere Linda, see on mulle suur rõõm. Mis on üks suurimaid probleeme, mida sa tänapäevases eakate hoolduses näed? Üks suurimaid väljakutseid on see, kui palju inimesi on seotud nende ravimeetodite ja teraapiatega, mida me peame leiutama ja arendama, et tegeleda vananeva maailma rahvastikuga. Tööstusrevolutsiooniga kaasnes nii majanduslik kui ka demograafiline plahvatuslik kasv. Ja nüüd peame tegelema inimestega, kes elavad, nagu te ütlesite, Iisraelis keskmiselt 84 aastat või näiteks Monacos koguni 86 aastat. Ja on küll erinevusi, kuid me peame tegelema infrastruktuuride ja terviseinnovatsiooniga, et hoolitseda selle kasvava rahvastiku eest. Ja kus te näete praegu kõige rohkem innovatsiooni toimumas? Mis teid kõige rohkem erutab, kui räägime siin Iisraelis toimuvatest uuendustest? Neid on palju, kuid mind erutab kõige rohkem see, mis on seotud millegi väga olulisega meie kehas. Raku ja tüviraku raviga, mis minu arvates on justkui elu uuesti leiutamine. Kui sa vananed, siis tegelikult kaotad oma võime luua uusi tüvirakke. Ja tüvirakud loovad sinu kehas uusi rakke, mis uuenevad iga päev, iga tund. Ja see põhjustab sinu kudede, isegi aju degeneratsiooni. Nii et ma arvan, et kõige olulisem väljakutse on tegeleda meie keha vananemisega, aga eelkõige meie aju vananemisega, mis tegelikult määrab meie võime suhelda ümbritseva keskkonnaga. Ja te teete seda hüperbaarilise hapnikuraavi abil. Kas saate sellest lähemalt rääkida? Ma võin teile öelda, et see on tegelikult väga vana teooria, mis töötati välja juba 17. sajandil ning mille taastas ja uuendas suurepärane Iisraeli professor nimega Shai Efrati. Ta õpetab Tel Avivi ülikoolis, kuid tal on siin Iisraelis riigi keskosas maailmas suurim hüperbaarilise meditsiinikeskus. See ongi suurim keskus. Suurim kogu maailmas ja see ei ole ainult füüsiliselt suurim keskus, vaid ka kõige arenenuma protokolliga. Sest oluline on, kuidas sa seda teed, mitte ainult see, millise varustuse, seadmete, meeskonna või väljaõppega sa oled. On inimesi, kes püüavad müüa hüperbaarilist meditsiini kui lahendust meie vananemisprobleemidele, kuid nad ei järgi seda protokolli, mis on täiesti ainulaadne. Kuidas see siis töötab? Kõigepealt on see natuke nõudlik, sest sa pead olema pühendunud, see on tõsine, see on teaduslik. Sa pead olema füüsiliselt kohal mõne nädala jooksul, tavaliselt võib see olla kuni 3 kuud, et õpetada oma kehale, kuidas muuta tüvirakkude tootmist. Sa pead iga päev viibima hüperbaarses keskkonnas. See tähendab, et see ei ole tavaline õhurõhk merepinnal,
vaid rõhk, millesse sind viiakse. See on tegelikult nagu vagunis rõhk on 2 korda kõrgem, nagu oleksid 10 meetri sügavusel merepinnast allpool. Olgu. Teine asi on see, et sa pead 2 tunni jooksul sisse hingama suures koguses hapnikku ehk siis 100% hapnikku maski kaudu. Ja siis vaheldumisi hingad 10 minutit hapnikku ja 10 minutit ilma, lihtsalt tavalist õhku kabiinis. Ja sinu keha tajub seda kui kriisiolukorda. Keha arvab, et sa oled hapnikuvaeses atmosfääris. Ja selleks, et reageerida, loob keha kunstlikult tüvirakke, mis aitavad sul järk-järgult taastada muutunud kudesid. Ja need koed võivad olla sinu ajus. Ajus on samuti koed, mitte ainult sinu nahal. See on hämmastav, see on tõeliselt hämmastav tehnoloogia. Selle ravi puhul on surve sinu kehale teistsugune. See noorendab sinu rakke, aga see aitab sul saada ka rohkem tüvirakke. Näiteks inimestele, kellel on haavad, näiteks kroonilised haavad, mis juhtub sageli vanemas eas. Kui sa kukud ja saad haava ning see paraneb aeglasemalt kui noorena, siis see teraapia tõesti aitab. See on kindlasti põhiküsimus, see on haav. Ja on olemas nähtav haav ja nähtamatu haav ning see toimib mõlema puhul. Nüüd, et haav saaks paraneda, vajab ta hapnikku. Ja kui sinu kehas on vähem hapnikku, siis võib patsient sattuda olukorda, kus haav ei parane kunagi. Ja seda võib näha diabeedi ja veresoonkonna probleemide puhul. Nii et tegelikult ma ei ole selle ettevõtte osa, ma olen lihtsalt keegi, kes proovis seda teaduslikul alusel. Ma läbisin selle protokolli ise, et paremini aru saada, sest see paelus mind tõesti. Ma saan aru, et see tõesti toimib tüvirakkude genereerimisel, mis töötab hapnikuga ja see tõesti ravib inimesi. Ja Iisraelis 16 näidustuse puhul, sealhulgas diabeet ja operatsioonijärgsed haavad, katab sotsiaalkindlustus kõik kulud. Sa ei pea ravi eest maksma, sest see on täielikult tõestatud. See on samuti Iisraelil ainulaadne, et siin on see ravi kindlustusega kaetud. See on hämmastav. Tuleviku hämmastav tehnoloogia ja Ann Berry, Eye Care Innovationi tegevjuht. Aitäh, et täna minuga liitusite. Aitäh! Aga mis siis, kui taastusravi tulevik näeb välja pigem nagu kõrgtehnoloogiline mängutuba kui haiglapalati Beit Belevis Iisraelis? Halvatuse ja raskete vigastuste järel taastuvad eakad patsiendid kasutavad tehisintellektil põhinevaid teraapiasüsteeme, VR-peakomplekte ja interaktiivset tehnoloogiat, mis on loodud keha ja vaimu taastamiseks. Külastasin nende ühte keskust Rishon LeZionis Iisraeli keskosas ja vestlesin ühe patsiendiga, kes kasutab neid tipptasemelt tehnoloogiaid. Nii et see on sinu jaoks raske harjutus. Kõik näib lihtne. Aga me oleme siin Beit Belevis. See on üks vanadekodude ja taastusravihaiglate võrgustikust, kus nad võtavad tulevikku omaks. Nad hoolitsevad meie vanavanemate, vanemate, vendade ja õdede eest homse päeva tehnoloogiaga. Vaatame, mida neil meile pakkuda on. Täna olen siin koos Richardiga. Ta on üks patsientidest Beit Belevis. Nii et Richard, kas sa saad palun öelda, millised uuendused neil siin on, et saaksid taastuda? Meil on palju uuendusi. Üks tähtsamaid uuendusi on see, mis on meie selja taga. Kaamera ja suur ekraan. Ekraanil on 2 nuppu. Vasakul. Seal on keegi, kes teeb harjutust ja vasakul on see ning meie peame tegema sama harjutust. Põhimõtteliselt on see süsteem, mis ütleb sulle, milliseid harjutusi pead taastumiseks tegema. Jah, täpselt nii. Olgu, vaatame siis, kuidas see töötab. Okei, siin vasakul näeme kedagi, kes teeb harjutusi ja näitab, kuidas neid teha. Ja siis paremal näeme siin Miki ekraanil, sa teed samu harjutusi, aga siis kontrollitakse, kas sa teed neid õigesti. Ja sa näed, see on ikka veel seal. Ja nüüd see korrigeerib sind. Nii et nüüd läksid sa 46%-lt 100%-le, 100%. Täpselt nii.
Programm koostati talle, just talle, tema motoorse probleemi ning ülajäsemete ja jalgade nõrkuse jaoks. Ja ta harjutab programmi peaaegu iga päev pärast füsioteraapiat ravi. Kui Richard tuli haiglasse, oli ta praktiliselt halvatud kõigis 4 jäsemes. Tal oli natuke liikumist ja kõik tema liigutused olid kontrollimatud. Nüüd keerab ta end voodis ise, tõuseb ise püsti, ta on hakanud kõndima, kõndimisraamiga ja kõik tema liigutused lähevad tõesti paremaks. Ja see pole ainus uuendus siin Peitbelevis. Lisaks sellele süsteemile, mis keskendub füsioteraapiale ja aitab patsientidel terveneda, on olemas ka süsteem Cognition, mis hoolitseb nende vaimse tervise eest. See on digitaalne teraapiaplatvorm, mis võimaldab terapeutidel luua isikupärastatud kognitiivseid kõne- ja suhtlemisharjutusi, võimaldades patsientidel läbida interaktiivseid treeningsessioone kaugteel, samal ajal, kui nende edenemist jälgitakse reaalajas. Lisaks sellele on nad toonud oma tegevusteraapia seanssidesse ka VR peakomplektid, mitte ainult harjutuste tegemiseks, vaid ka selleks, et liikumisraskustega ja terminaalselt haiged patsiendid saaksid haiglavoodist maailma avastada ja oma eluaegseid unistusi täita. Me kasutame seda VR-tehnoloogiat teraapias ja oli üks patsient, üks naine, kes oli veidi masenduses ning me näitasime talle VR-tehnoloogia abil tema vana kodulinna ja ta oli nii elevil, ta oli väga emotsionaalne. Ja kõik meist muutusid emotsionaalseks, me ei suutnud vaikida, nähes teda nutmas ja elevil sellest virtuaalsest ringkäigust, mida ta kogeda sai. Tehnoloogia on minu arvates tõesti juba kohal, aga mõnikord on see nende jaoks nii kaugel, sest enamik neist ei kasvanud üles tehnoloogiaga. Nii et see on nende jaoks justkui võimalus olla osa millestki ja näha, et see pole ainult noorte jaoks. See on ka nende jaoks. See polegi nii hirmus, tegelikult on see lõbus. Ja juba väga varsti avame siin Rishon LeZioni Peitblevis esimese interaktiivse elamusruumi eakatele. Multiaktiivne sensoorne ruum, mis ühendab liikumise, emotsioonid ning toob tehnoloogia kaudu esile ka teisi aspekte ja eeliseid. Ja loomulikult kohandab ja sobitab kõik patsiendile meie terapeut. See ei ole ainult tehnoloogia ise. Patsientide jaoks nagu Richard on Peitblev olnud tõeline päästerõngas. Nüüdseks on möödas 2 kuud sellest, kui sa olid täielikult halvatud. Kas sa arvad, et see aitas? Sina tõst nekud nii nähtad. See on tõesti nii ime, et nad seda tegid. Soovime Richardile muidugi kiiret paranemist. Nüüd miljonite inimeste jaoks, kes sõltuvad süstitavatest ravimitest, ei lõpe igapäevaelu apteegi ega külmkapiga. Ravimeid võetakse kaasa tööle, kooli, reisile, õuetegevustele ja igale poole, kus elu toimub. Nüüd võivad kuumus, otsene päikesevalgus, autod, kotid ja muutuvad keskkonnad tekitada tõsiseid muresid inimestele, kes püüavad kaitsta ravimeid, millest nad sõltuvad. Siin tulevad appi Temperaments, praktilised ja kaasaskantavad lahendused igapäevaeluks. Nüüd liitub meiega veelgi rohkem infot jagama Brenda Seidling. Sina oled Temperamentsi turundusjuht. Suur aitäh, et täna meiega liitusid. Paljude inimeste jaoks võib see tunduda väike probleem, kuid tegelikult mõjutab see igapäevaelus väga paljusid. Kui palju inimesi selle probleemiga iga päev silmitsi seisab? Oleme välja töötanud tehnoloogia 100 miljonitele inimestele üle kogu maailma, kes süstivad ravimeid nagu insuliin, epinefriin, GLP-1 ravimid nagu Ozempic ja bioloogilised ravimid. Praegu süstitakse nii palju erinevaid ravimeid ja krooniliste haigustega inimesed peavad hoolitsema nii paljude asjade eest, kuid nad ei ole teadlikud sellest, et see tähelepanuta jäetud probleem võib tegelikult neid ja nende ravimeid mõjutada, kui nad ei hoolitse nende eest õigesti. Niisiis, kui ravimit ei hoita õigel temperatuuril, kui palju see tegelikult suurendab terviseprobleemide riski?
Inimesed ei saa aru, et see on nagu nähtamatu probleem, seda ignoreeritakse väga-väga palju. Ravimeid hoitakse külmkapis kuni apteekideni, kuid kui need antakse apteegis patsientidel üle, vastutavad inimesed ise nende eest. Ja nad ei saa aru, et isegi väga lühikese aja jooksul, kui nende eest ei hoolitseta. Ja kui need on kõrgete temperatuuride käes, näiteks selliste nagu meil Iisraelis suvel on, võivad ravimid halveneda ja muutuda ebaefektiivseks ilma, et inimesed seda ise teaksid. See ei ole midagi, mida nad näha saavad. Kas on olemas mingeid andmeid selle kohta, kui palju elusid te oma lahendustega päästate? Praegu on meil 100 000 inimesi üle kogu maailma, 10 000 inimesi, kes kasutavad meie lahendusi. Ja me saame päästa inimeste elusid, näiteks nende, kes sõltuvad ravimitest, nagu näiteks adrenaliin, näiteks inimesed, kellel on allergiad. Nad kasutavad adrenaliini oma elu päästmiseks. Kui neil ei ole toimivat EpiPeni kaasas, võivad nad oma elu kaotada. Ja nad ei mõista, et adrenaliin on eriti väga-väga tundlik. Seda ei tohi hoida külmkapis. See on tundlik päikesevalguse suhtes. Seda tuleb kogu aeg hoida toatemperatuuril. Inimesed käivad väljas, neil on oma elu elada, nad reisivad. Neil peab alati olema adrenaliin kaasas igaks juhuks. Ja nad ei mõista, et kui neil seda tõesti vaja läheb, siis kui selle eest pole hoolt kantud, ei pruugi see toimida. See on põnev, eriti arvestades, et ma kujutan ette tulevikku, kus üha rohkem inimesi peab ise endale ravimeid süstima. Nii et see lahendus päästab kindlasti palju elusid. Brenda Saitlin, Temperamenti turunduse asepresident. Aitäh, et olite meiega. Aitäh! Kui nüüd eakatele mõeldud tehnoloogiast edasi liikuda, siis autonoomsed droonid on juba muutnud õhusõda. Kuid nüüd on see sama revolutsioon jõudnud ka merre. Ja see on oluline, sest kui Iraani ümber kasvavad pinged jätkuvalt tekitavad muret ühe maailma kõige olulisema mereteeka üle. Jah, Hormuzi väin. Sõjaväed mõtlevad nüüd ümber, kuidas kaitsta strateegilisi veeteid ja ülemaailmseid laevateid. Vastus ei pruugi olla suuremad sõjalaevad, vaid tehisintellektil põhinevad intelligentsed autonoomsed alused. Rohkem teavet saamiseks on minuga nüüd liitunud George Wallner. Sina oled Magneet Defense'i asutaja ja tehnoloogia juht. Aitäh, et täna minuga liitusid, George. Lähme kohe asja juurde, sest sina ehitad neid autonoomseid mereväe aluseid ja väidad, et need alused võivad aidata Hormuzi väina taas avada. Kuidas sa seda teed? No, sõjapidamine on muutunud. See on muutunud ja andnud eelise väikestele hajutatud vaenlastele. Nad on motiveeritud ja nad on investeerinud suurtesse kogustesse väikseid, nimetagem meid siis ohtlikeks alusteks. Hormuzi väinas nimetame seda sääseparveks. Need alused maksavad 20 kuni 30 000 $ vahel. Pardal on neil väikesed raketid ja kuulipildujad või granaadiheitjad. Probleem on selles, et traditsiooniliselt on mereväed investeerinud suurtesse, kallistesse ja raskesti asendatavatesse varadesse. Ja need varad on nende väikeste aluste poolt väga suure ohuga, kuid annavad väga vähe tulu. Ja sellepärast näete, et võimsad mereväed, sealhulgas Ameerika Ühendriikide merevägi, hoiavad eemale nendest kitsaskohtadest, kus nende liikumine on piiratud, nende valikud on väga piiratud ja nad võtaksid tegelikult liiga suure riski. Lahendus, mille kallal me töötame, on palju hajutatum jõud. Piisavalt väike, et olla paindlik, piisavalt kulutõhus, et olla suures koguses taskukohane ja samal ajal piisavalt suur, et võitlus võita. Nii et me ei vasta väikesele sääseparvele samasuguste väikeste laevadega. Me vastame neile laevaga, mis on 4 või 5 korda suurem. Ja need alused suudavad sääseparve või need väikesed vaenlased üle mängida ilma inimeste ohuta suhteliselt madalate kuludega, kuid tõhusalt. Nii et sellest ei saa sellist võitlust, nagu me näeme Ukrainas, kus käib vastastikune droonide sõda, nende droonid meie droonide vastu. See on tegelikult osutunud valeks strateegiaks. Õige strateegia on omada midagi, mis suudab droonidele või neile väikestele alustele vastu astuda ja nendega otsustavalt ning jõuliselt toime tulla. Aga kas sul ei oleks siis vaja palju rohkem neid aluseid võrreldes suurema lennukikandega?
tunduvalt rohkem. Traditsioonilised mereväed on investeerinud laevadesse, mis koondavad endasse palju rikkust, palju jõudu ja tohutut riski. Ja need on mõeldud avamere jaoks, need ei ole mõeldud kitsastes vetes tegutsemiseks, kus nende manööverdamisvõimalused on piiratud. Meie ehitame väiksemaid laevu, kuid siiski võimsaid laevu. Need on tehisintellektil põhinevad, suuresti automatiseeritud, kus inimesed on protsessis kaasatud, mis tähendab, et relvade kasutamise lõplikud otsused teeb inimene. Aga need laevad on kiired, võimsad ja suudavad väikestest vaenlastest jagu saada. Samal ajal on neil väga väike risk nii inimeste kui ka oluliste varade jaoks. Ja väga lühidalt, sest aeg hakkab otsa saama, aga te just sõlmisite partnerluse Hanwha Defense USA-ga. Mida me sellest partnerlusest oodata võime? See partnerlus on mõeldud selleks, et uurida mitte ainult erinevaid laevade ja laevaraketi kombinatsioonide konfiguratsioone, vaid ka logistilist tuge. Sõjad võidetakse logistika abil ning logistika vaenulikus keskkonnas on väga oluline valdkond. Lisaks on Hanwha suur ülemaailmne laevaehitaja ning me kasutame nende tehnoloogiaid ja meetodeid, et ehitada ja taaselustada laevaehitustööstus Ameerika Ühendriikides. Väga huvitav. Me ei jõua ära oodata, mida Magnet Defense suudab teha. George Wollner, Magnet Defense'i tegevjuht, asutaja ja tehnoloogiajuht. Aitäh, et olite täna meiega. Suur tänu. Nüüd aga edasi viraalsete tehnoloogia uudiste juurde. Võib-olla olete seda näinud, võib-olla vihkasite seda. Uus Spotify logo on ajanud inimesed üle kogu maailma marru. Nad ründavad seda internetis ägedalt ja nõuavad, et see kohe tagasi muudetaks. Rohkemate uudiste jaoks on minuga nüüd liitunud I24 Newsi korrespondent Jody Nitselovits. Jody, mida arvad sellest koledast ikoonist? No ma arvasin küll, et see on natuke kišš, aga ma ei läheks nii kaugele, et öelda, et see on traumeeriv või sõjakuritegu, nagu mõned inimesed kirjeldasid. Ja nagu me teame, on see ainult ajutine ning peaks umbes nädala pärast kaduma. Jah, sest mul on see ikka veel ja ma muudkui mõtlesin, et see laeb, aga see on sellepärast, et see on uuendus, aga tegelikult ei ole, see oli lihtsalt logo. Jah, ilmselt kaob see loodetavasti varsti ära. Igatahes see pole ainus asi, mida Spotify on välja toonud. Tegelikult on nad kasutusele võtnud palju rohkem tehisintellekti funktsioone, asju taskuhäälingutele, audioraamatutele, tehisintellekti coverid ja remixeid. Eks näis, kas sellest midagi saab. Mida see tähendab? Kas inimesed teevad seda ise või saab ei? Nii et tegelikult kasutab Spotify ettevõte ise tehisintellekti, et luua lauludele coverid. Ma ei tea, kas mulle see meeldiks, sest see ei laula päris inimesed. See on tehisintellekti laulja. See pole eriti minu teema, aga igaühel oma. Ja veel üks asi, nad loovad superfännide süsteemi, näiteks eksklusiivse ligipääsu kontserdipiletitele superfännidele. Nii et põhimõtteliselt, kui oled kuulanud sama lahkumineku lugu 47 korda, võib Spotify kasutada seda infot, et otsustada, et sa väärid Beyoncé kontserdipiletit. No see on suurepärane ja ma arvan, et me kõik vajame seda praegu. Aga kuidas on sõnaga disregard, sest ma saan aru, et see on Google'ist kadunud? Mitte päris. Inimesed avastasid hiljuti, et kui nad guugeldasid sõna disregard, siis Google'i tehisintellekti vestlusrobot võttis seda kui täsku, mitte kui sõnavara otsimist. Ja see lihtsalt vastas vabandust. Ma kustutan kõik selle asemel, et lihtsalt anda sõna disregard definitsioon. Ja ilmselt tegi see sama ka sõnadega stop ja ignore. Nii et jah, nad peavad sellest probleemist üle saama. Nii et need on nagu tehisintellekti sõnad, mis peatavad vestlusrobotid. Jaa. Okei, suurepärane. Nii et paljud sõnad kaovad meie sõnavarast lähitulevikus. Siis on uus telefon ja see on telefon, mida reklaamitakse uhkelt ameerikalikuna. See on T1. Mis tüüpi telefon see on? See on siis Trumpi telefon. Muidugi. Jah, muidugi. See on kuldne ja sellel on Truth Social installeeritud loomulikult. Ja seda turustatakse loosungitega nagu loodud Ameerika väärtusi silmas pidades, mida iganes see ka ei tähendaks. Ja ilmselt on turule toomine olnud üsna segane, esines viivitusi. Muutsid pidevad spetsifikatsioone ja tekkis küsimusi selle kohta, kus telefoni toodetakse. Ei tundu, et seda tehakse Ameerikas. Ütleme lihtsalt nii.
ja siis tulid teated võimaliku kliendiandmete lekkimise kohta ettetellimustest, mis ei jäta samuti head muljet. Seega ütlevad arvustused, et see pole niivõrd iPhone'i konkurent, vaid pigem kuldne Android, mis tahab väga, et sa teaksid, kui palju ta Ameerikat armastab. Noh, see on, vabandust, kuldne ümbris, nagu just sellega te mind ära räägite. Nii et vähemalt on see kuldne. Kui see välja arvata, et see varastab kõik meie andmed, vähemalt on see kuldne. Aitäh, Jodi Nitselovits, et selle lahti selgitasid. Ja see ongi kõik, milleks meil täna aega on. Mina olen teie saatejuht Nimm Lahmejärv. Liituge meiega järgmisel nädalal uue InnoNationi episoodiga. Aitäh vaatamast ja ilusat päeva teile, kus iganes te ka poleks. Tel Nitselovitsi poolt.